Tervist! Käes on 25. jaanuar ja täna tuleb täiesti crazy päev. Pidi tulema hästi lihtne päev, rahulik, aga kuidagi asjad kuhjuvad kokku niimoodi, et tuleb crazy päev. Esimene asi, ma juba tegin ära, ma puhastasin ära siis selle hatcheri, sellepärast et hatcherisse sinna väikses peavad minema uued vutimunad. Kuna vutimune koorub, on sinised selad on vutimunad, on tavalised vutimunad ja siis on need minivutimunad on ja, et need väiksed vutimunad on juba seal karbis, mis me ehitasime eelmine kord, kui me nad inkubaatorisse panime. Lähevad selle samaga sinna hatchima ja aga eraldi tuleb panna sinised munad ja siis tuleb tuleb viia ära pruuder vutimajast, kuna sellega on tekkinud mõningased probleemid, kuna tibusid tuleb nii palju praegu, seega iga korrus hakkab lamp põlema. See tähendab seda, et need ju põlevad 24/7 ja kui vutid saavad liiga palju valgust, neil on nende režiim on 16 tundi valgust, siis ülejäänud aeg on pime. Aga kui see pruuder põleb, seal on 5 korrust, 5 pirni põleb, siis vutimaja on põhimõtteliselt hästi valge. Nii, kui vutid saavad liiga palju valgust üle 16 tunnis, nad tahavad minna kaklema, on ju. Et seda probleemi ei tekiks. 2 korrusega on okei, ma saan kinni katta need, aga et seda probleemi tekiks, ma viin vutimajast lihtsalt tibud ära, viin sinna, kus on inkubaator. Ehk siis tuleb ära liigutada pruuder sellepärast, et täna tuleb ka veel 35 tibu munakana tibu, pruuni munakana tibu Saka laudajaamast. See oli selline asap täna hommikune värk, nii et nende tuleb teha ka koht veel. Nii et 3 eri sorti vuti tuleb koht teha, teised vutitibud ära liigutada koos pruuderiga ja siis tuleb veel kanatibudel ka koht teha, et kõik see tuleb teha, pluss siis nüüd loomad, kõigepealt ma toidan ära enne, et seda ma tõesti näitan, ja mul on veel vutimajas üks väikene nunnu üllatus teile ka näidata, et see on üliarmas, see ei ole mitte ühtegi tööd nõudev, aga see lihtsalt on ülinunnu, nii et vaatame selle ka ära. Kui te mäletate, siis ma rääkisin, et vutimajas nurgas on jänespuuris, kes ootab beebisid, vaadake seda, vaadake kui nunnu, üliarmas. Neid on 4 tükki vist seal, ma arvan, seal pesas, ma ei ole neid üle lugenud. Esimesed pojad sellel jänesel, aga üliarmsad, need on hermeliinküülikud, et need on sellised väiksed käepusjänkud. Ja üks on minu käes siin nüüd siis lihtsalt üliarmsad. Panen ta kuskil peale, äkki ma saan teile paremini filmid siis. Esimene asi, mis siis tibude liigutamise puhul teha tuli, oli see, et seesama vutipuur, mis me ehitasime kunagi suvel. Võtsin sellel alumise raami alt ära, seal oli see tihe võrk, mis me panime, mis ma kohe alguses ütlesin ka, et see on natuke liiga tihe ja kuna see ummistub ära, siis vahetasin selle välja uue võrgu vastu. See ei ole üldse keeruline klambritest lahti, lihtsalt tuleb taguda see võrk, mis seal all kinni on, see tuleb kahjuks ära visata, siis kui te lahti tahad selle tõmbate klambrid välja. Lasin selle rohelise võrgu, millest ma nüüd vutipuuri ehitan, mille ma lõpuks leidsin hea võrgu, et selle klammerdasin sinna kinni ära, ühe külje lõikasin naks tangidega, siis loobusin, võtsin relaka, tõmbasin relakaga võrgu maha sealt ja puur saigi valmis põhimõtteliselt, et ülejäänud puuriga ei pea rohkem midagi tegema. Ja sinna läksid siis need vutitibud, kes on juba nii suured, et nad ei pea enam pruuderis olema ja need, kes jäävad vutimajja. Vot. No nii, protsess on nüüd nii kaugel, et väiksed tibud, Mirksaks on täna meil siin suures abis. Näida, võivad. Yes, like. Väiksed tibud on nüüd jänesepuuri peal kastis, üskikastis. Need tüübid, kes on suuremad, ühed on siin üleval praegu pimedas, siin on siis need smokingud tumedad, siin on valged lihavutid. Nende jaoks ma siis tegin selle puuri, mis on siin maas. Et nemad jäävad ikkagi siia, kuna need tüübid, kes on siin, need olid juba öö ilma lambita ja nendel teed väga hästi, need teevad juba päris häält natukene, et mõelge, kui kiire see tsükkel on, seepärast meil pole puure ka, natuke oleme ajahädas, aga midagi pole teha. Elu on selline ja et nüüd panemegi need tüübid veel puuri, siis viime pruuderi minema ja läheb täiega edasi. Tegelikult kell hakkab juba 4 saama, et väike update siis kulgenud päevast. Kõik, mis on tehtud hästi kiiruga, ma ei hakanud filmima rohkem seda tibude liigutamist, sest asi jumal lihtne. Väiksed tibud jahtuvad meeldavad kiiresti maha. Saime pruuderi nüüd siia inkubaatori kõrvale.
inkubaator on siis siin, pruuder nüüd siin, sel korrusel on siis see põrandrist praegu õues puudu. Tibud on siis selles korrusel, aga et saada ruttu sooja õhk sisse uuesti, ma tõmbasin täiesti tuimalt teibi ette siia. Nüüd nad seal sees soojenevad ilusti. Tundub, et neil on hästi piiksumine on vaikseks jäänud, et need filmi juba varsti siis saab teibi teist ära võtta, kui õhk läheb juba soojaks. Sest tegelikult selle mahu õhu soojendamine võtab tükk aega. Ma tulen käega, et siin sees on nüüd on juba sooja, aga enne nagu ei olnud. Nii. Et see ruum ei oleks ülikülm, siin oli väike klaasiga uks ainult, mis oli ka siuke, et lasi õhku läbi puhus lihtsalt, isegi natuke vihma. Seega ma panin siia peno ette tuimalt ja siia tuli meie suvest, mäletame, siuke väike seguvann, millest ma segumid tegin. Seguvanni panin siia ja siia tulevad siis need kanatibud nüüd. Lamp ripub ilusti, neil on soe mõnus, panen siia ajaleed alla, söök-jooki ongi olemas, et ka ei ole teab mis ilus. Et juhtmega laest lihtsalt, aga on praktiline ja kiiresti on vaja see teha, kuna täna õhtul tõesti tibud tulevad. Ja vutitibudega siin on hästi, suuremad ja häid vutimajja, nendele panin ka ikkagi lambi, kohe lähen näitan seda ka. Igaks juhuks veel, mingi 3-4 päevaks, tegelikult nad kasvavad nii ruttu, maks mingi 5-6 ehk siis maksimum nädal on see lampi, võib-olla neil vaja veel, võib-olla juba enam ei ole ka, et see on niisugune ettevõtluse abinõu. Et täna peame siis võtma siit inkubaatorist veel välja selle korruse vutimune, kus on need, siin on terve resti täis juba siniseid mune ka, seda ma ei ole teil näidanudki, aga võtame munad välja, need viime siis hatcherisse ja siis on nagu see suur kiire mööda, siis ma saan hakata vaikselt koristama ja toimetama, siis sodi maas ja vutimaa täpselt samasugune natuke lagas tänu sellele, et see sai nii palju kiiresti tehtud toimetatud, et tuleb nüüd natuke koristusring ka teha. Aga vot, praegu update selline, et pruuder sai siis inkubaatori kõrvale, hatcheri saame ka panna siin laua peale. Nüüd see pirn kütab juba ruumi täiesti soojaks tegelikult siin, et areneme, on ikkagi vaja lõpuks eraldi inkubeerimis ja tibude ruumi, midagi ei ole teha. Et neid ühes koos vutiga pidad seal lihtsalt jääb ruumi puudusesse ja need asjad oma vahel on niimoodi, et väike konflikt võib tekkida, aga küll me saame, küll me teeme. Vutimajas. Vutid on siin nagu ikka. Pruuder oli siin, enam ei ole, viisime ära. Praegu söödakotid siin maas just lihtsalt, sest tegelikult söödakotid olid siin jänese kõrval nurgas. Ja siin on siis see puur, mis me panime nüüd selle uue põranda. Kuna need tibud on siis nii väiksed, ma pidin panema siia munaveere, mis restite plangu lihtsalt, ehk siis prussitüki. Ja siin nad on, siin seina peal. Siit kukub maha ilusti, nagu ikka. Aga kuna ma kartsin, et äkki neil hakkab jahe, siis ma panin neile lambi pirni sinna 60 vatise. Väike hoiab siin sees ilusti sooja ja kahel otstarbel panin siia lihtsalt fooliumpaberi, millega on see ruum sees ka tehtud. Mul on sellist fooliumpaberit, ühel pool paber, teisel pool nagu foolium, sellised tükid. A2 äkki on need, mitte A1, A2 äkki on niisugused suures. Panin peale ja siia külge kahe asja pärast, et hoiaks selle väikse pirniga sooja seal sees rohkem. Ja teine asi on siis see, et ta katab kinni selle valguse põhimõtteliselt. Et kui see pirn põleks ju läbi, siis on see sama mure tekiks, et need näevad kogu valgust ja siis kui valgust läheb üle 16 tunni, siis tekib see kaklemise probleem. Ehk siis praegu see on nii. Nädal aega on põhimõtteliselt tuli seal sees veel, söödan välja ja siia siis rohkem tibust ei tule ka. Et juba tulevad need vutid, kes peavad minema päris puuri. Võt, nii, nüüd minu jaoks hakkab alles tavalise tööpäev pihta. Täna sitapäev, korjasin sita ära, viin siit üleliksed jootid, mis maha jäid ära, kastid ära, mis on veel siin. Nii et mina teen nüüd natukene koristustööd. No nii, kell on mingi 7 õhtul umbes ja jõudsid tibud. Vaadaks seda, või nunnad on kanatibud ka. Nad on poksumad, suuremad, oodake, telefon. Nii, kõned räägitud, vaatame tibusid edasi. Ühesõnaga, need on pruunid munakanatibud nüüd ja neid on siin 35 tükki ja nemad siis lähevad meil siia lambi alla sooja. Hakkamegi neid tõstma. Ma panen tegelikult vist GoPro pähe, siis ma saan neid paremini tõsta, et muidu ma filmin siin kogu aeg. Aga ülinunnud on ju. Nii, tibud, tšau, vaadake kui nunnud. Kanatibu on kõige üliilus. Munakanad, pruunid munakanad ja miks siis
munakanad, et mul ei ole praegu väga kanu. Need on Saka laudajaamast, need on just tõupuhtad. Ja kuna mina söön mune ise jube palju, ma üldse ei liialda, kui mõtlen, et ma saan keskeltläbi 10 muna päevas ja kui kedagi veel tahab mune süüa peres, siis on nagu jama, et kaua ma neid ikka poest ostan. Maad ruumi on, siis 35 tibu tuligi. Ega 35 kanasid ei pruugi ju kohe tulla, et selles mõttes nad on ikkagi äsja koorunud tibud. Tähendab seda, et kui me saame siit endale kanakarja, siis on väga hästi. No nunnud. Kus te olete? Tõstame ikka peoga tüübid siia lambi alla. Kõigepealt alati tibud ikkagi lambi alla. Nad võõrast kohast tulevad söök toit võimalikult lähedale. Kuna neil on pikk sõit selja taga, nad ikkagi Saka laudajaamast tulid, siis ruttu söögi joogi juurde. Söök jook veel, aga söök polegi nii oluline kohe alguses. Peaasalt sooja saavad, sest tegelikult tibu... Oi, vaata, kus sikutab teist jalast, nagu vihmaussi. Kuule, rahunege, sööge toitu. Näe. Et söögivaru neil on kehas olemas veel põhimõtteliselt homse hommikuni julgelt, võib-olla isegi homse õhtuni, aga just see, et nad juua saavad ja sooja, et nad teavad, kust sooja saab ja kust juua saab. Et see on tähtis. Aga siia nad jäävad, siis vaatame nende kulgemist ka aja jooksul. Õhtu on kell 10. Nüüd ma olen jõudnud lõpuks nii kaugele oma järjega, et ma saan panna munad kooruma. Tänase päeva ajal oleks pidanud seda tegema. Päeval jõudnud, teeme õhtul. Nii, tõstame kaane maha. Nii, nagu ma rääkisin, siis meil on väga palju erinevat sorti mune. Seega pisikesed vutid lähevad kooruma siis seesama topsiga. Võtame selle asja ära siit. Loodame, et kivet koorub ka. Nende viljastuses me ei olnud ju kindel. Või õigemini me ei ole neid inkubeerinud enne. Ja kuna need olid esimesed munad, siis nende kooruskohad meil on midagi. Kas tuleb midagi või ei tule või mis üldse. No paneme nad sinna, saavad olla. Nii, siniste jaoks tegin teise karbi. Proovime lappida sinised siia siis. Sinised on samamoodi meie esimesed, mis ingusse läksid prooviks. Nüüd on juba terve resti täis ka neid seal. Aga paneme need ka eraldi, et siis me saame tibud eraldi kätte. Kui peaks tulema tibusid, ikka loodame parimat. Ehk ikka tuleb. Aga kui ei tule, pole ka hullu. See selleks. Aga kui tuleb, siis on nad eraldi siin karbis koorunud. Ja teame täpselt, millised on seladonid. Karbisüsteem niisugune naljakas on natuke. Polegi seda varem teinud. Aga ma arvan, et niisugune verekarp on kõige mõistlikum. Ikkagi saame oma tibud kätte ja eraldi seisvalt. Võt nii, ja paneme siit kokku. Paneme siis selle karbi siia poole. Või paneme keskele, sest muidu äkki teised jäävad kuidagi kinni sinna. Ja ülejäänud paneme kõik siis siia põranda peale. Nii nagu ikka. Ja siis saabki minu päeva õhtusse, ütleme siis nii. Et praegu ma olen siis lasknud järjest appi. Hommikul 7-st õhtul 10, kell on vist 10 läbi, ma arvan, kell on mingi 10:30. Võiks arvata. Umbes nii ta on. Tegin pruuderid tibud on toimetatud õhtune ring. Et meie hatcher tahaks ka siin natuke pesemist tegelikult, et järgmise ringi ajal me saame ära võtta tolmusid ilusti ja ära pesta üleni selle asja. Et praegu
lihtsalt oli nii kiire, et ei jõudnud. Aga noh, selles mõttes tibudel ei ole vahet väga. Kuna koorus on olnud liiga hea, tui ei ütle midagi pahast selle kohta, et koorus on hea, aga on olnud väga hea koorumine, üllatavalt hea, oodatust parem, siis eks see tibude üleküllus nagu tuli korraks. Aga no, see on siukene loomuliku järk. Alati leiutame, teeme koha ja kõik on hästi, et praegu on siis pruuderis nendel tibudel, kes kooruvad kõigile koht olemas ilusti, et see on lahendatud ja see on hea. Niisugused sagimispäevad vahel ongi nagu kõige ägedamad. Jõuab hästi palju ja elu käib kogu aeg. Ja seekord on päris jõhkralt suur hulk mune tegelikult. Nii täis see polegi olnud meil siin vutimune. Loodame, mul kõige suurem lootus, et äkki tuleb ikka mõni väike ka. See oleks ülitõus. Ja lähebki kinni. Temperatuur läheb ühtlaseks, tõuseb ilust üles ja paneme termomeetri ise paika. Mina kasutan selliseid termomeetrid, mida ma saan väljast ise sisse panna siia ja jälgida, et need tavaliselt väiksed, mis kaasas on, need ei olegi paremad. Nii. Vot. Nüüd ongi kõik siukene õhtu. Ja tänased toimetused on tehtud. Vot, selline saigi meie tänane video. Mul on ülihea meel, et te elate mulle kaasa. Meile siin kaasa partidele, tibudele, kõigile, koertele. Ja mul on ülihea meel nende inimeste üle. Suur tänu teile, kes on meile juba hoogu andnud ja teie, kes ei ole veel hoogu andnud, te jõuate, sest terve veebruarikuu on meil hooandja projekt ka üleval. Nii et anname hoogu. Seega, olge tublid, share'ige, likeige, jagage. Loodan, et oli midagi õpetlikku ja kui ei olnud, siis õpetlikke videosid ehk tuleb ka. Ja kui teil on küsimusi, soove, siis kirjutage mulle. Üldse kõiki asju võite kirjutada ja olge tublid, näeme järgmine video. Tšau!